Tere ööd, head inimesed. Ma olen Jaak Vakermann, kes võttis korraldada selle 15. juuni 2024 laupäeva õhtul kella 9 Leederri kontserdi Varbola maalinnas. Ma kas enda jaoks tahaks selgitada, miks ma seda tegin. Suure rahva ees rääkides olen kuulnud, et emotsiooni valitsemiseks tuleb mõelda niimoodi, et ma vihkan kõiki neid inimesi, kellele ma pean mingisugust kõnet pidama. Aga et ma olen ööinimene, öökuli tüüpi ja kell on nüüd 1:30 kuskil, on ju, 13. juuni praegu 2024. Pööripäevani on jäänud 10 päeva ja seisan siin praegu Varbola linnuse juures. Üle tee on tõlkimislaager ja seal on inimesed, nad räägivad, nad on üleval. Küllap siis on nemad ka ööinimesed. Aga ma jalutaks, ma ei tea, kui palju siin midagi peale jääb, kuigi läheb valgeks, võib-olla ei jäägi midagi peale. Olen siin autoga Airbus Toomase mälestusmärgi juures. See puukuju, ta oli hea inimene, ma tundsin teda hästi. Rohkem ma ei täpsusta või perekondi taha. Ja kust see kõik alguse sai? Alguse sai ju millest muust kui ikka enda sündimisest. Ja see juhtus olema järgmine päev peale John Kennedy atentaati, siis 23. november. Ja ma olen ühest ammusest hetkest mõelnud, et küllap tuli minu sisse ka tükike demokraati. Nüüd, miks ma olen siin Varbola linnuses? Aga sellepärast, et ma olen sündinud Varbolas. See pikk maakividest, põllukividest, mis ta nüüd on, ühesõnaga see graniitmaja, kus kunagi oli kauplus ja oli ka meierei. Seal ma siis sündisin ja selle maja seina peal on ladinakeelne carpe diem, mis siis on mind tiivustanud vanasti neid ladina vanasõnasid nagu uurima ja seal oli isa oli meier. Vist oli 12 aastat oli seal meier, kuni see likvideeriti 1966 ja 67. aastal siis kolisime Madila külasse Nissi valda. No nüüd on ta siis Saue Ühendemiraadid ja Nissi keelkond, aga see selleks. Nii, ja keskkool Keilas oli minu lemmik tegevus ikkagi LP-de ümberlindistamine. Need 100 linti on mul olemas. Ma teen praegu tiiru ümber linnuse. Võib-olla natukene juba koidab. Ma teen päripäeva tiiru. Lähen seda teed mööda. Ja siis, hea küll, Led Zeppelini plaate mõned sain. Plaadimehelt sain Physical Graffiti ja nii see läks, et ta kujunes minu lemmikansambliks ja on praegu ka nii-öelda vanadest klassikutest. Ma usun, et Zeppi peetakse 100 aasta pärast absoluutseks klassikuks. Ja olen kuulnud, et tema tribuutbände on planeedil 1 000 000. Ja
hea küll, aga edasi on selle värk, et aastal 1979 läksime me sõbraga, Andrusega, muide, tal on 9 last, nii et mina pean teda kangelase isaks. Andrusega läksime häälega Riisiperest Haapsalusse, kus siis 79. aasta suvel oli Piiskopi linnuse õuel propelleri kontsert. No ja 1 rubla oli pilet, kes seda aega mäletab enne hüperinflatsiooni. No siis ühesõnaga rubla oli raha. Ja siis hüüdis Volkonski Peeter. No ma Volkonskiga ühes koolis olen käinud, aga mitte samal ajal. Põnev oli see, et kooli raamatukogus oli Valter Ojakäärud džässiraamat ja seal vahel oli lugejakaart, mille peale oli kirjutatud Volkonski. See selleks. Volkonski hüüdis, poisid, kes tahab nüüd kontserdile niisama sisse saada, tähendab, tulge aidake meil kõlareid ja võimendusi vedada. Me olime Andrusega momentaalselt nõus sellega ja saimegi. Ja seal oli, parasjagu vist oli mingi valge daami, selline, nagu nad teevad neid näidendeid, nii et see toimus sellel laval. Niisugune, olid sellised rekvisiidid ja papist müürid ja hea küll, sellest on hulka aega möödas ja propellerit on ikka käidud kuulamas ja siis nüüd eelmisel sügisel 2023 septembris ma nägin ka, et Propa teeb teatrituuri. No ja siis oli nii, et Mariann, minu abikaasa, tegi ettepaneku, nii et Mariann on selles kogu värgis süüdi. Tegi ettepaneku, et nüüd me oleme linnuse nii-öelda autode sissesõidu värava juures. See on lukkus, võtmed on ühe mehe käes, rohkem ma ei räägi. Jala saab siia linnusesse igaüks sisse, aga auto peab ikkagi värava lahti tegema. Ja siis oli niimoodi, et läksime Marianniga sinna teatrituurile ja iga äge värk oli. Ja veel seda, et maru kurb oli vaadata, et Haapsalu see kultuurimaja, seal oli, ma ei tea, 3 äkki või, oli see saal täitunud. Sellise kontserdile ma mõtlesin, et on piletid kõik välja müüdud. Ei. No ja siis, kui see kontsert läbi sai, siis see oli akustiline kava tegelikult. Siis ajasime meestega juttu, ostsime eriplaadi, võtsime autogramme ja siis Priit Kuulbergiga hakkasin rääkima. Hästi sõbralik mees. Et kas tema mäletab seda 79. aasta propelleri kontserti? Ta mäletas. Siis seda lugu ta mäletas ka, kui Volk hüüdis. Jälle ja siis tuleme nüüd ikkagi peakangelase Lee Terri juurde ja Lee Terri ühte kontserti, mis oli Scotland Yardis Merekuiesteel. Ta oli siis ka niisugune akustiline kava. Oli täpselt minu sünnipäeval. Ja siis sõber Taistoga nautisime seda kontserti ja pidasime natukene minu sünnipäeva. Jälle ja siis ma küsisin Kuulbergi käest nüüd siis sellel Propa teatrituuril. Nüüd me oleme üles astunud siit, kust autod üles sõidavad, et oleme jõudnud sealt, kus valli peale nii-öelda. Aga ta on siit läbitud, et saaks autodega sisse sõita. Küsisin siis
et kas Priidu käest, et kas Leeder ikka tegutseb ka, et ma olen vist ainult 2 tema kontserdil olnud, et üks oli see Scotland Yardis ja teine oli Raekoja platsis, Tallinna Raekoja platsis. Ütles, et ikka tegutseb, aga ikka väikest viisi ja rohkem erakaid niimoodi. Ja siis küsisin, et aga mis oleks, kui te teeksite Varbola linnuses kontserdi, et ma võtaks selle asja enda peale korraldada. Ja nüüd hakkab mulle klomp kurku tulema, et ta usaldas mind. Ütles, et jah, paku asjad välja niimoodi ja nii see oligi see, et ma võtsin selle asjaga otseselt nagu tegeleda, see oli detsembrikuuses vist, jah, eelmine aasta. Ja nii ta on läinud. Kõigepealt otsisime helitehnikamehed, Eventek teeb seda, siis oli meeletult kooskõlastamisi, sest et me oleme ikkagi tegelikult pühas paigas, me oleme Eesti kõige suuremas maalinnas ja legendi kohaselt, ja see on ka kuskilt kirja pandud, on ta minu jaoks eriti püha sellepärast, et teda ei ole kunagi vallutatud. Rääkigu need putinistid ja tiblad mida tahes, aga sedagi linnust ei ole ükski Vene hord vallutanud. See jäi igavesti vabaks. No ja ta on tõesti väga suur, aga ta on RMK hallata ja et seda kontserti üldse saaks korraldada, siis ma pidin tegema kooskõlastusi Muinsuskaitseametiga, siis oli Keskkonnaametiga, siis oli RMK-ga ja lõppude lõpuks Märjamaa vallaga, sest et see on Märjamaa valla territooriumil. Ja nii ta siis nüüd on ja loodame, et siis tuleb laupäeval hea ilm ja miks üks asi ka veel, et jah, reklaami asi esiteks. Praegune haridusminister, praegune kultuuriminister on ju väga meeldiv inimene, aga võiks ta teha ringi selle väikese seaduse või anda mingi määrus või, et näiteks seda kontserti ei kvalifitseerita kultuurisündmuseks, sest et ERR kultuuriteadetes seda, see on mingi 30 punkti, et vastaks tingimustele. Ma helistasin ühele prouale, ma nime ei mäleta, ja ütles, ei, et see jääb ära, meie kultuuriteatena teda Vikerraadios ega mujal välja ei ütle, sest et sina teed teda nagu ise, aga sa oleks pidanud tegema MTÜ ja siis oleks pidanud veel taotlema kuskilt toetusi ja asju, aga ma ei ole seda teinud, et ma olen ise teinud seda värki. No vot, ja siis veel see asi, et võtsin siis ühendust Sky Mediaga ja on teda siis kuulda ainult Rock FM-is. Nüüd on viimased päevad enne kontserti, on teda tihedamini, täna kuulsin, tähendab eile siis õhtul kella 9:30 ajal kuulasin isegi, et tõepoolest seal on siis Rambloni taustal Indrek Patte esituses loomulikult. Ja üks asi veel, et mina pidin selle eest maksma ka autori mingit õigust kasutada. Ometi on see Led R, mitte Led Zeppelin ega Peits Plant. Nõnda. Jälle ja siis ongi ta niimoodi reklaamida, et aga võiks ju ollagi ometi
mis see siis maksab, see 20 sekundit enne tavalisi päevauudiseid on kultuuriteated, öelda see välja, et jah, 15 juuni kell 9 õhtul on Varbola linnuses Leederri kontsert. See kontsert on tasuta ja ta on avatud kõigile. Minu palve on olnud ja see on ka reklaamis, mida Rock FM laseb, välja öeldud, et minu ainus palve on, et publik teeks väikesegi annetuse Tallinna Lastehaigla toetusfondile. Ja selle ma pean ka ära rääkima, et miks see siis nii on. Et ma soovin toetust sellele fondile. Aga see on see, et meil pidi tulema peresünnitus. Ja käisime siis tol Haapsalus Läänemaa haiglas. See oli 2. märts, kui see sünnitus pidi, tähendab 2. märts oligi sünnitus tulemas. Käisime siis talvel seal millalgi ja ultraheli härra näitas, et kas sa näed, et ma olen poiss, eks ole. Aga ühte asja ta ei näinud. Ja selle ma ei hakkagi täpsustama, mis oli siis see asi, kui me lippasime Škoda favoriidiga, Marianiga sinna Haapsalu Läänemaa haiglasse ja mul kõik roheline kittel seljas ja nabanööri lõikamiskäärid juba peaaegu peos ja aga selgus, et lapsel on kehv, tehti hoopis keisrilõige ja peale seda reanimobiiliga viidi ta Mustamäe haiglasse. Me oleme jälle hakkab klomp kurku tulema. Me oleme tänulikud kirurg doktor Gustavsonile, et poeg ellu jäi. Ta esimesed 1,5 kuud veetis kuvöösis, selles klaaskapis, juhtmete ja voolikute küljes. Suur tänu nendele anestesioloogidele, kes aitasid tal ellu jääda. Aga kui poleks Šveits annetusena neid kuvööse või mis need kappide nimed on, Mustamäe haiglale, lastehaiglale, doktor Levini haiglale, eks ole, kinkinud, siis poleks ju Ott Villemit kuskile panna olnud ellujäämiseks. Ja see on see põhjus. Ma ei saa mõelda, et ma vihkan teid. Aga see on see põhjus, miks ma palun neid annetusi teha. Nii lihtne see ongi. Kohtume siis laupäeval. See on juba ülehomme. Kohtume siis. Siit läheb nüüd kivitrepp läheb siis nüüd linnusest välja, et tõesti ma olen seal tiiru ära teinud ja päris pikk jutt tuli. Aga mulle ei meeldi mingit paberi peale midagi kritsedada ja siis sealt maha lugeda, vaid otse, siiralt on kõige ausam. Ei oskagi muud lisada, et loodame head ilma. On kooskõlastatud ka toetusfondi ühe daamiga, kes tuleb siia bännerite ja ka korjanduskastiga. Ja ma ei julge öelda oma neid kõiki kulusid, aga
äkki ma teen nii, et kui publiku annetustest seda kulu kätte ei saa, siis selle vahe ma annetan ise. Kutsume laupäeval, ma lähen nüüd siit trepist alla, lähen auto juurde tagasi. Aga see, et parkida linnuses siiski publik ei saa, aga siin on piisavalt parklaruumi riigimaantee ääres, ei ole parkimiskeelumärke, ei ole ka peatumiskeelumärke, nii et ruumi on küll. Ja loodaks, et tuleks üks äge kontsert, sellepärast, et kõik see asi kokku on seda väärt. Mis ma ikka rohkem targutan? On ööinimene ja vaatan, hakkab valgemaks minema. Ma panen selle loo YouTube'i ülesse ja siis ongi teil teada, kus see asi alguse sai, kuidas ta lõpeb. Siis selgub hiljem. Ma pean laupäeva hommikul minema Rapla Kraamosse tooma veel tualette auto kärude peal 2x2, et kõik saaks ennast mugavalt tunda. Mõned joogipudelid ostsin ka, veepudelid, kui juhtub palav olema. Üks mees Facebookis kirjutas, et mis ma ninnu nännutan, et ma neid vihmakilesid veel ostsin, aga me ei tea ju ilma, et võib tulla niisugune oovihma saamakas, et kõik on läbi märjad nagu laste laulupeol. On seda siis vaja. Inimesel peab ikka nii palju mõistust olema, et ta suudaks ennetada asju. Kõike head teile, nüüd võiks juba öelda teile hommikust, aga sellega ma oma vatramise nüüd lõpetan. Carpe diem. Elagu LDR. Elagu muusika. Ja see koht saagu pühamaks, kui ta kunagi varem on olnud. Head ööd!